valitsusele, mis on tänases kontekstis ja kus me võime anda nagu soovitusi lähtudes sellest kontekstist, kus meie olime, mis oli nagu hoopis teine aeg. Aga eks ma jätkan natukene seda teemat, ei taha küll väga pikale minna, sest mul on olnud 2,5 aastat umbes väga intensiivseid kontakte Vene juhtkonnaga transpordipoliitikas muidugi. Aga ja need äkki nagu lõppesid täielikult ära, et on täielik vaikus. Ja sealt nagu oli päris palju nagu niisugust õppetunde, mida üks on see, et eks Eesti suhted Venemaaga konfliktis sõltuvad ikka meie sisemisest tugevusest. Ja ka Euroopa Liidu suhted sõltuvad tema sisemisest tugevusest. See tähendab, et kui vaadata kõiki neid numbreid ja ka Eesti numbreid, ütleme ka põllumajanduse käibeid Venemaaga ja edasi, need numbrid ei ole ju liiga suured. Küsimus on muidugi üksikutes firmades, üksikutes ettevõtetes, üksikutes piirkondades, terves Euroopas on nii. Aga järelikult see süsteem peab olema nii tugev, et manööverdada ja tekitada alternatiivid. Transpordis on see väga ilmne. Ja ega nende, mis on nagu venelastega, mida ma natukene siin jätkaks seda, mis Juhan ütles, et üks tähtis asi on minu arvates ja ka paljuski nagu oma silmaga nähtud. Ei tohi iialgi Venemaale pugeda. See tähendab lootus, et katsume teha midagi niisugust neile meeldida. Sa oled kohe out. Tähendab, siis nad sinuga ei räägi. Siis see on kohe nagu, sa oled kohe nagu alamõõduline, pead olema nagu kindel oma asjades, sul peab olema tugevalt argumente, sul peab olema tugev positsioon ja siis saab väga hästi rääkida. Ja see on nagu ka, ega täna on ikkagi see, et mina olen veendunud, et see konflikt jätkub ja annaks jumal, et ta ei eskaleeruks nii kaugel, et haarab ka teisi piirkondi, siis ikkagi on see sisemine tugevusega, see sisemine julgeolek ja kõik need teemad, mis võivad kuidagi viisi tekitada ettekäändeid mingisugusteks pahandusteks. Need ettekäänded tuleb maha võtta ja selles mõttes on see, ma arvan, ka praeguse valitsuse võib-olla kõige kuumem teema, mis mõnevõrra jälle on küsimus, kas see alati sobib valijate häältega, see on teine küsimus, et see on alati, ma ütleksin, et mul on alati olnud raskusi leida seda õiget bilanssi ja tasakaalu, et kus on nüüd see valimisvõit ja kus ma kaotan 3 häält ja kus ma võidan 3 häält ja mis on Eesti riigil vaja teha. Et need tingimata alati ei ole absoluutses korrelatsioonis.